Pea meeles, mida sa seljas kannad. Sest mõni riivas võib elada palju kauem kui trend. Me oleme maailmas, kus mood muutub kiiremini kui ilm. Kuid kas me üldse mõtleme, mis hinnaga see toimub? Katrin Kulma on Eesti disainer, kelle rõivad on ajatud kvaliteetsed ja praktilised. Need ei kaua ühe hooajaga, vaid on mõeldud kandimiseks aastaid. Iga kangatükk on hoolikalt valitud ja iga ümblus on läbi mõeldud. See on luksus, mis kestab. Teema moto on lihtne, vähem riided, aga paremad. Slow fashion tähendab, et rõivad ei sünni kiirustades. Need elavad kauem, kannavad väärtust ja on keskkonnasõbralikumad. Iga esse saab oma loo ja rõimu kandjale. Katrin valib ainult materiaale, millel on kvaliteet ja ajalugu. Miks te ikkagi see kõige asutus nagu ise brändid see kõik? Ja et mu brändi filosoofia tegelikult toetub ka või ütleme, et ma olen leidnud sellise oma maailmavaadet toetava nägemuse slow liikumise näol, siis tegelikult Amaneda kaugete keelte otsetõlkes tähendabki sellist rahu ja vaikuse hetke, mis on väga nagu sümboolne ja tähenduslik tegelikult tänases maailmas, et nagu kuidagi ütleme, et see nimi on nagu haakunud minuga sellistel kvantfüüsilisel või kuidagi iseenesest tulnud minu juurde, et ta ei ole nagu jõuga välja mõeldud. Öeldakse, see maailmas, mis väga kiiresti muutub, võidab see, kes saab aeglasemaks natuke, kui kõik kiiremini muutub. Kuidas te otsustate, millised materjalid ja kangad sobivad teie loomingusse ja miks on see oluline? Ja jällegi, et ütleme, et mu valikud on olnud väga intuitiivsed, et ütleme, et nagu te täna siin näete, et kui sa näed selliseid materjale ja katsud neid, nendest on praktiliselt võimatu nagu mööda minna. Õppides tundma neid ettevõtteid, kes neid kangaid ja materjale toodavad, milline on nende tootjate nagu moraal, eetika, esteetika, kõik see kokku on lihtsalt niivõrd võluv, et sealt nagu tagasiteed enam muu maailma juurde ei ole. Ühelt poolt ongi ilu, teiselt poolt on ka esteetika, eetika, et need materjalid on ka väga keskkonnasäästlikult ja kõrge moraaliga toodetud. Luksusbränd nagu tegelikult ei saa endale lubada luiskamist või niisugust pseudoturundust, et ta peab olema tegelikult väga kõrgete standarditega nii sisemiselt kui välimiselt. Teie töö aitab inimestel mõista, mis on tõeline luksus ja kuidas teha teadlikke rõivavaliku. Et üks on nagu tausta uurimine, lugemine, aga see üksi ei päästa, et tänapäeval on väga palju neid brände, kes panevad igasuguseid silte ja sertifikaate oma kodulehtedel üles, et minule kohati on hakanud tunduma, et need, kellel on väga palju silte pandud oma kodulehele, need just on natuke kahtlased, et miks nad neid sinna nii palju panevad, et Te andsite inimestele ja eriti noortele. Õppige, käige koolis, minge tööle, käige praktikatel ja ma tean. Ütleme nii, et ärge kartke nagu pingutust, ärge kartke vaeva nägemist. Kui tead, kust su riie tuleb ja kuidas see tehtud on, muutub tarbimine teadlikumaks. Hoolitse oma riiete eest, pese õigesti, paranda väikesed vigastused, kombineeri erinevalt. Osta ainult seda, mida sa tõesti armastad. Vähem tarbimist, rohkem tähendust. Sina ei pea valima moe ja looduse vahel. Sa saad olla moodne, nutikas ja roheline. Küsimus on vaid selles, kas sa tahad olla osa probleemist või osa lahendusest.